tere taas kõik kanali jälgijad. Täna siis pühapäeva hommik ning taaskord on viimale minek. Et hetkel on siis kala juba nii kõrgele ujunud, et enam ei pea sinna kaugele Pärnumaale selle maitsva kala järgi sõitma. Et kala on täitsa Türi linna all väljas. Et siit täna sõitsin hommikul selline 10 minutit ja olin juba püügikohas. Et hetkel on siis küll väga külm hommik, et siin auto näitab -3 kraadi. Loodame, et siis see on selle kevade viimane selline külm ilm, aga muidu tuleb selline mõnus päiksepaisteline ilm, 9 kraadi lubas sooja ja ma arvan, et need viimad me siit täna ka üles leiame. Nii, esimene proovi ujutamine tõi kohe ilusa kala, aga see ei ole kahjuks vimb. Tegemist on päris priske särjega. Aga vaatame, palju neid siit täna tuleb. Ma arvan, et lähevad need särjed ka siia sumpa. Aga hommik on täna tõesti väga kaunis. Nii, aga pakimegi siis siin asjad lahti ja hakkame püügiga pihta. Segan siis valmis ka peibutussööda, et hoian ma siis asja võimalikult lihtsana, et mingid peeneid aksessuaare, trelle ja muid asju mul ei ole. On mul selline kokkuvolditav ämber, et kõik oleks võimalikult kompaktne ja hea siia jõerde tassida. Ja soovitan siis ka kõigil teistel sööta segada kummikinnastega. On endal mõnusam olla, käed on puhtad ja küünealused jäävad ka puhtaks. Et kõige hullemad on need punased söödad. Et nendega on niimoodi, kui sa neid palja käsi segad, siis sul on terve püügipäev on käed punased. Et need kohe esimese hooga siin jõest pestes puhtaks ei tule, et tahavad korralikumat pesu seibiga saada. Aga tundub, et vist on enam-vähem, võib mõned pallid teha ja siis saab püüdma hakata. Ja kas nüüd tuleb esimene vimb? Ei jõudnud kaamerat kohe käima panna ja tuleb jah, vooluservast ilusti. No tule, oled visavõitleja küll. No nii, hopsti ja ilus suur kala ka. Väga kena. Nii, tundub, et tegin vist ikkagi täna koha valikul jälle hea otsuse. Algselt oli plaan minna küll ühte teise kohta, aga mõtlesin viimasel hetkel ringi ja väga hea, et seda tegin. Siis vimapüügi puhul ongi ujukiga püüdes üks kõige olulisem asi ongi siis see rakenduse voolus pidurdamine, et kui sa seda pidurdad, siis see sööt tõuseb põhjast ülesse ja siis enamasti sellel momendil vimb ka seda söötu võtab. Ja noh, selline mäng ei meeldi mitte ainult vimmale, et see on ka särjele väga meeltmööda. Särjele meeldib enamasti siis see, kui sa teda voolus pidurdad ja minna lased ja sööt langeb ja siis enamasti särg selle ära võtab ja praegu täpselt nii oligi. Nii, aga sina oled pisike, sina sumpa ei lähe. Et mida kell edasi, seda aktiivsemaks see kala muutub. Et siis mul käis paar seltskonda ka siin ümberringi püüdmas ja siis ma vahepeal filminud, sain ma päris mitu vimba sinna sumpa. Et inimesed siin natukene loobusid liiga vara, et tulid kohe hommikul siia. Kala ei saanud, öeldi, et kala ei ole ja mindi minema. Ja ühed käisid siin niisama grillimas ja juttu ajamas. Aga need teised mehed loobusid natukene liiga vara. Et kala oli siin vooluservas täitsa olemas, tuli lihtsalt olla natukene kannatlik. Nii, ja nüüd jäi külge. Ops, tule. Ossaraks, kui vägevat sõitu teeb. Et see on juba jah, ilus kala siin jälle. Tule. Ops. Ops. Ilus selline tume juba. Toominga vimb öeldakse selle kohta. Ja rändad ilusti siia sumpa. Ma arvan, et siin täna õnnestub norm täis püüda küll. Et kala on üsna aktiivne. No, kas nüüd jäid? Ja tuleb jälle. Väga ilus. Kui fiidripüük on
tavaliselt esimene vimmapüük, mis ma teen hooajal, siis õngepüügiga ma lõpetan, et see õngega püüdmine on palju vingem kui fiidriga. Pika lati otsas nad tantsivad nii ilusti siin, et nii ja ops, järgmine on kaldal. Keskmine mõõt on ka täna väga ilus. Ühtegi alamõõdulist ei olegi saanud. Ja see on väga äge, et vimb nii kõrgele ujub. Ja Türi linna alla on siis tekkinud ka juba kohalik vimb, et siin tean mehi, kes siin sügisel täitsa püüdsid teda sealt Türi Tehisjärve tagant, kes sai päevas 4-5 tükki, et see on väga äge. Et see sindipaisu lammutamine oli ainult suur teene loodusele ja kala sai vaba pääsu ülesse. Ajame siis jälle uued tõugud otsa, paneme üks niisugune 7-8 tükki ja tõugud tuleks siis otsa panna selliselt, et nad tühjaks ei jookseks. Mina kasutan siis number 12 suuruses konksu, Owneri pinhook ja need on hästi head peenikesed ja teravad. Ja kasutan siis libiseva raskusega rakendust, see on siin 2 stopperi vahel. Siin all on siis see karjusaavel, lips on ütleme üks niisugune 25 sendi pikk, et kes siis tahab näha, kuidas seda rakendust täpsemalt teha, siis ma jätan selle video lingi siia alla, et mul on kanalil täitsa õngerakenduse video olemas, et kuidas ma seda teen. Nii, aga vaatame, et äkki õnnestub kohe sealt keegi veel võtma saada. Et siin ongi paremal pool on kärestik ja siis siin on selline sügav kurvi koht ja ju see vimb siis siin enne kärestikust üles ronimist natukene tõmbab hinge ja puhkab. Ja siin ootan neid mina, enne kui nad sealt üles jõuavad. Nii, tule, väga ilus. No niimoodi. Ja olemas. Ops. Ja jälle päris priske. Päris priske tegelane. Ja väga suur viga, mida õngitsemisel tehakse ja mida siin täna ka üks mees tegi, on see, et püütakse liiga raske ujukiga ja ujukis siis väga suur osa jäetakse vee peale. Ja täna, kui oli kalal hommikul siin kehvem võtt, siis too hetk, kui see mees siin püüdis, siis ma paar tükki ikkagi sain. Aga noh, tema arvas, et need olid üksikud kalad ja et siin kala ei ole. Aga tegelikult oli lihtsalt asi kala halvas võtus. Ja noh, selliselt raskustatud ja nii raske korgiga on, ma arvan, pea võimatu kala saada, sest kala lihtsalt laseb selle koheselt lahti, kui ta seda raskust tunneb. Et see on puhas juhus, et sellise suure ujukiga, mis on valesti raskustatud, et siit kala saada. Tõenäoliselt on see siis mul selle hooaja viimane või siis eelviimane vimmapüük, et siin kohe algab haugi hooaeg. Siis saab haugi ka minna veel jahtima, siis peab vahepeal natukene tööd ka tegema. Ainult kala püüda ja lustida ei saa. Aga ma arvan, et haugil jõuab enne paar korda ka käia. Nii. Ja kuku siia sisse nüüd opsti. Järgmine jälle olemas. Nüüd ei kinni või? Tundus täpselt nagu kala otsas olnud, nii.
laseme liini natukene lõdvaks, vaatame äkki ujub allavoolu ennast ise lahti. Lipsud on ka juba otsas, et sai siin, no näete, tuligi ise lahti. Et alati ei tasu siis kohe sikutama hakata tugevalt. Nii, tõugud on enam-vähem, lähevad uuel ringile. Et jah, täna on lipsud juba otsa saanud, et nüüd kui peaks puruks minema, siis tuleb ise hakata siduma, mis siis röövib palju väärtuslikku püügiaega. Et siis soovitan kõigil kas siis poest osta valmis lipsud kalale kaasa või siis kodus ise siduda. Et mina siis ise seon kõik lipsud omale alati enne püüki valmis. Niin värsked tõugud otsa ja vaatame, kas on kohe huvi ja esimene togimine käis. Ai raisk. Natuke magasin maha. Teast, et tõukude vahetamine on väga oluline selle asja juures. Et kui särge võid püüda tihti, jumal teab millega, mis sul seal otsas on. Et on see siis mõni ussinahk sõna otseses mõttes. Või siis mingid täitsa tühjaks imetud tõugud, aga särg ikka tuleb. Siis täna vimb niimoodi tulla ei taha. Nii, ma seda kahvaga ei võta, lohistame selle kaldale siia, hops. Oba. Ma arvan, et paar tükki püüaks veel ja siis hakkab aitama ka. Ei tea, kas nüüd just päris norm on täis, aga midagi sinna poole peaks olema. Ridvana ma kasutan kevadel siis vimma ja säre püügiks ühte ja sama kaigast juba aastaid. Et on tegemist Salmo 6-meetrise ridvaga. Et noh, tihti on see, et võib-olla pikkusest natukene jääb puudu, et tahaks pikemat, et saaks rakendust paremini voolus pidurdada ja juhtida. Et võib-olla tulevikus peab soetama ühe pikema kaika ka, no tuleb väga ilus priiske vimb. Hopsti! Väga ilus kala jälle. Konksu kätte saamisega on siin probleem. Nii peenikesed ja teravad konksud, et annab neid siit moka küljest lahti saada. Et siuke abivahend, selle nimi on konksu irrutaja. Et selline asi peab kaasas olema, muidu võib tihti väga hätta jääda. Praegu on täiesti ideaalne ikka püüda tänane päev. Et algas küll väga külmalt, aga praegu on mõnus tuulevaikne, hiiliti vahepeal korraks midagi puhub. Aga sellise ilmaga ujuhkõngega on ikka puhas nauding. Et muidu jah, kui on tuuline ilm, siis tuul hakkab seda liini tassima ja siis see vee värelus ja ei näe seda ujukit korralikult. Aga no praegu on täielik idüll, võiks öelda lausa. No nii, kas jääb? Võta veel. Väga õrn võtt oli. Nii, raisk magasin maha. Nii. Ja seal, kus see eelmine võtt oli täpselt sama koha pealt, ma selle kala praegu ära haakisin, nii et haiget ei saanud. Ja õnnestus ära konksutada. Kus tahab minna. No tule. Ajame su siia kalda peale. Hopsti! Lipsutamiil on hea, tugev. Kasutan siis, kas see oli 0,14 on lipsutamiili paksus. Nii koledasti su siia kõrte sisse, et mustaks. Kohe ruttu vette tagasi. Ops. No nii, teeme ühe veel ja siis on kõik. Väga lõbus on, üldse ei tahaks koju minna, aga ma arvan, et norm on täis seal.
ja jäi otsa. Ja sina oled täna viimane siis. No nii, tule, hopsti. Aitab küll tänaseks siis. Veristame ilusti need vimmad ära. Kaalume suuremad särjed ka ära ja siis lähme koju. Täpselt õigel ajal sai lõpetatud ka, hakkab siin natukene tuult üles kerima. Nii, vaatame siis, palju mul siia sumpa neid õnnestus täna püüda. Niimoodi. Ja norm vist päris täis ei tule. Aga no midagi sinna poole. Või siis pigem ikkagi on. Ja sama veristamisprotseduur, kes siis mu viimast vihmapüügi video vaatas, siis seal ma tegin täpselt sama, et lõikan siit lõpus ja kaared mõlemalt poolt läbi. Ja panen ma nad teise sumpa, mul teine sump kaasas. Ja siis viskan veel selle sumba korraks vette ja jooksevad nad ilusti siis verest tühjaks. Liha jääb ilus valge, et vihmaliha on väga hõrk. Siis on sellest lihast hea igasuguseid hõrgutisi valmistada. Eriti maitseb mulle siis äkis. Et minge siis vaadake, mu kanalil on ka äkise valmistamise video. Et see on tõsine hõrgutis. Aga ma siis jätkan siin selle veristamisega ja siis tõmbamegi tänaseks otsad kokku. Keskmist sükest vihmamõõtu tahtsin ka teile näidata ja ise ka vaadata, kui pikad nad siis on. Ja sellel uuel kaalul on siis selline lahe lisa, et tal on mõõdulint ka küljes. Ja see isend on 30, no ütleme 7. See on päris suur, jah. Aga ma arvan, keskmine mõõt on niisugune 34, 35. Võtame siit ühe veel näiteks. Nii. Ja keskmine mõõt on, ütleme jah, selline 34 senti. Aga suuremad on, ma arvan, sellised 37, 38. Selline see saak siis täna oli. Tegin siin enne lõppu veel kiired ilusad klõpsud ka. Tabasin kokku siis 20 vimba ja 7 särge. Need kõik särjed läksid siis ilusti sinna tagasi, kuhu nad tulid. Aga tänase püügipäeva võib siis lugeda väga edukaks ning järgmisel korral, ma arvan, kohtumegi juba haugipüügil. Nii et tellige mu YouTube'i kanal ning näeme juba järgmises videos.